Tervist! Täna oleme jälle saabunud kööki ehk hakkame üht-teist küpsetama. Sai käidud Haabersti kevadlaadal ja jutu ja lubadusega määriti mulle pähe selline toode. Vaatame siia sisse ja ma arvan, et paneme siis taigna kerkima ja vaatame, kuidas see asi käib. No, ilusti on pakitud. Õpetus on juures. Pane kaussi vesi ja hakkame siis kuskilt otsast pihta. See on siis õhtune segu. See on juuretis ja see koos kommiga jääb hommikuks. Teeme siis õpetuse järgi, et kirjas on, pane kaussi jahusegu õhtu ja juuretis. Võtame siis jahusegu õhtu. Ja juuretise. Tühi on. Võtame siis puulusika. Segame natukene läbi seda asja. Ja valame pool liitrit vett, nagu kirjas oli. Jahu ja vesi juuretus on kokku segatud ja jätame nüüd 10–12 tunniks, maksimaalselt 16 tunniks seisma. Mööda minnes võib vahepeal segada. No, kell on 10 läbi, 6 minutit õhtul. No las ta siis seisab rahulikult öö läbi. Pane rätiku peale ja jätkame hommikul. Kätte on jõudnud järgmine päev, kell on 10 hommikul, ehk 12 tundi on möödas meie leivast. Toon teid kohe siia, vaatame edasi, kuidas tegema peab. Siin ta siis on, selline vedel värk. Vaatame edasi õpetust. Lisa jahusegu hommik ja sega kõik hoolega läbi. No teeme nii. Võtame hommiku jahusegu. Homme ei hakka sööma vast. Hommikune jahusegu siis on selline, kus on rosinad ja igast muud kraami on sees. Valame selle siia siis sisse. Ja nagu aru saan, tuleks kõik nüüd läbi segada. Läbi segatud on. Järgmine samm. Leivavormid. Komm. Aga vaja läheb meil 2 leivavormi. Või ühte. Tundub, et üks on siin. Ahah. Selle siis määrin võiga kokku seest 1 sekund. Videovõlud. Nagu läks kauem kui sekund, aga määrime siis selle kokku, nagu öeldud oli. Kokku määritud on ja sain aru, et tuleks nüüd siia sisse kuidagi panna. Nii, ilusti vormist on. Ja nüüd ütleb õpetus, et märja käega siluda siis, ma saan aru, siledaks või midagi sellist.
no ma arvan, et see on korras küll. Ja nüüd edasi. Edasi siis on jäta vorm 9–8 tunniks too temperatuuril seisma, kuni vorm täis kerkib. No selge, niimoodi me siis teeme ja näeme siis umbes 1–2 tunni pärast. Leiva tegemisega oleme ka jõudnud nii kaugele, et 2 tundi on ta nüüd kerkinud. Ilus näeb ta välja. Ja retsept näeb ette nüüd niimoodi, et kuumutada ahi 200 kraadini, kui temperatuur saavutatud, pane leib ahju, küpseta 1 tund ja 15 minutit. Seejärel lülita kuumus välja ja lase veel 15 minutit ahjus olla. Ehk siis peaks panema ülevalt ja alt keskmisele siinile. Aga meie teeme seda asja täna teistmoodi. Me teeme seda asja nii, nagu mulle seda reklaamiti, ehk me teeme seda keraamilises grillis. Ja selleks me ajame grilli 200 kraadini ja tõstame ta sinna tunniks ja 15 minutiks. Ja pärast lihtsalt paneme luugid kinni ja laseme tal 5 minutit seista, nii et siirdume siis grilli juurde. Nüüd on läinud pahasti. Siirdusime grilli juurde, aga antud video materjal on kaotsi läinud. Leib on tegelikult ahjus olnud umbes 15 minutit, nii et vaatame, mismoodi ta seal on. 200 kraadi juures ja niimoodi ta seal istub. Möödas on 1:20 ja võtame siis leiva välja, vormist välja ja pakime ta rätikusse. Nii, proovime ta siit vormist siis kuidagi kätte saada. Aga hea leiva lõhn on. Panen siia tagurpidi. Ja välja ta tuli. Keeran ta ilusti niimoodi. Ja siis vaatame teda, mis nägu ta on mõne aja pärast. Leib on valmis ja maitsma tuli seda uhket leiba minuga sõber Priit. Tere, Priit! No tere! Võta ampsu ja ütle, mis sa sihukesest tootest arvad. Väga mõnusalt krõbe. Ja maitseb. Mis siin kõik sees veel on? Eks paki saab pärast vaadata, pistaatsiopähklid on seal, rosinad ja üht-teist on veel. Nii et heaks kiidetud, kellel on võimalus ja näeb selliseid pakikesi müügil, siis täitsa soovitame osta ja teha. Näeme järgmises videos. Sellele videole pange pöial ja tellige kanal. Tšau!